Nii, kiitus Jumalale. Tegeleme siis sellega, kuidas meie mõtted võivad meid vormida. Ja me räägime ikkagi tervenemisest tegelikult. Ma räägin küll päris palju kõrval muid asju ka siia juurde. Teeme lahti korra uuesti Johannese 3, kolmas Johannese tähendab 1-2 siis. Kolmas Johannese kiri ja esimesest peatükist ja teisest salmist. Ja ma loen sulle ta kohe lainut tõlkes, sa võid vaadata meie eestikeelset tõlget lihtsalt siin kõrval. Ta ütleb niimoodi siis, armas, ma palun, et sa oleksid jõukas igal viisil ja sinu ihu oleks terve. Nagu ma tean, et sinu hingel läheb hästi ja see on jõukas. Ja me näeme seda, et Jumal on huvitatud meie materiaalsest olukorrast, ta on huvitatud meie hingelisest olukorrast ja on huvitatud ka meie tervisest. Ja ta tahab, et nende asjadega kõigiga läheks hästi sul. Ja see on kehtiv kõigi jaoks. Nüüd see ei ole ainult üks tore kirja sissejuhatus ja me ei tohiks tegelikult Jumala sõnasse kunagi niimoodi suhtuda, et see lihtsalt on mingi tore asi, lihtsalt öeldi midagi suvalist siia algusesse lihtsalt natuke. Piibel ei ole niimoodi kirjutatud. Inimestena me võime kirjutada üksteisele sükseid, ma ei ütle seda, et see peab olema nüüd pahatahtlikult, et me lihtsalt kirjutame viisakusest ükse alguse ja selle vaha midagi, eks ju. Aga siin ei ole see ainult viisakusest kirjutatud. See ei ole ilu pärast kirjutatud siia lihtsalt, et midagi tahaks toredat alguses ütelda. Ei, see oli Jumala tahte väljendus, see oli püha vaim, kes seda inspireeris talle ütlema. Nii et see on oluline seda, et me teame, et Jumal on huvitatud sinu materiaalsest olukorrast, on huvitatud ka sinu hingelisest olukorrast ja ka sinu tervisest. Nüüd see seos on siin ka just see väga oluline. Ta seob siis omavahel sinu hinge olukorra sinu tervisega. Nüüd see me peame aru saama seda, et nagu öeldakse, see on üks väga oluline element. Ma millegi korra tõin selle näite, ma toon selle uuesti või mul isiklikult just oli hiljuti selline situatsioon, et nagu vererõhuga tekkisid probleemid mingi aeg juba tagasi. Ja ma hakkasin nagu Jumalat otsima selle suhtes ja Jumal nagu väga selgelt adresseeris ja näitas mulle seda, et tegelikult ma olen muretsemas. Mõtlesin, et ma nagu omast arust ei ole. Ja siis ma hakkasin analüüsima ja tegelikult oli väga palju asju, kui mingisugune teema kerkis üles, mingisugune asi tekkis üles, siis mina arvasin seda, et ma nagu planeerin ja mõtlen asja ilusti läbi, aga tegelikult see oli hoopis muretsemine. Ma saan aru, on mõningad asjad, kus sa pead tõesti planeerima asju, aga vahest on see, et sa nii-öelda istud kuskil või oled öösel nii-öelda või hakkad magama jääma ja siis sa mõtled, et seda ju ja seda ei tule ja seda tule ja mis iganes. Stopp, see ei ole praegu planeerimine. Ja see ei ole üldse aeg planeerimiseks muidugi, õhtul, kui sa magama jääd. See, kui sul on vaja midagi planeerida, midagi läbi mõelda, istu laua taha, kirjutama asjad üles ja küsi Jumala taas tarkust, aga iva on selles, et see nagu öeldakse, see on sageli muretsemine. Ja ma mäletan, Jumal ütles selle, et ma tegelema hakkasin, ma panin sellele stopi peale ja see tõmbas mul, see on siis, kui sa mõtled seda vererõhu numbrit, 10 nii-öelda numbrit vererõhu plaksti allapoole mingi aja jooksul. Lihtsalt see sama, et ma hakkasin teatud kirjakohtade üle mõtisklema ja panin stopi sellele, et nagu öeldakse, mitte muretseda. Et see on üks osa sellest. Vahetevahel on muid asju ka vaja teha, aga Jumal võib anda sulle ka mingisuguse strateegilise asja, kus sa pead nagu mingisele asjale stopi panema. Ja teatud asjaga tegelema ja selle rahu enesesse ehitama ja vahest me mõtleme seda, ma olen seda muretsemise teemat ju küll uurinud ja lugenud ja kuulnud ja ma ju eriti ei ole suur muretseja, aga tegelikult, kui sa hakkad analüüsima, sa avastad, kuule, mis ma siin praegu teen, millega ma siin praegu tegelen, mis mu mõtetes praegu käib, see on muretsemine. Nii et selles mõttes see on tarkus. Nüüd üks teine asi on veel vahetevahel, kui sa märkad, et kuidas me hinge lugu hea või sinu hing on jõukas, siis mis asjad jooksevad, mis mõtted jooksevad sinu mõttepeas päeva jooksul. Ja tänasel päeval tegelikult, ma tean, ma olen seda puudutanud, me igaüks peame sellega mingil kombel tegelema, on sotsiaalmeedia on väga tõsiselt inimeste mõttelaadi mõjutamas. Ja kui me oleme ausad, mitte midagi halba öelda nende inimeste kohta, kes sinna tahavad ka midagi oma arvamust avaldada, aga see ei ole alati see kõige olulisem asi, mida sul on vaja oma meeltes keerutada. Seal on, sest et mida see, ütleme, see, kes seda nii-öelda seda asja müüb sulle, tema tahab oma reklaami sulle sinna toppida, see on üks asi, mis ta sulle nina alla paneb sinna. Ja teine asi on see, mida inimesed siis arvavad. Ja ma oleme ausad, me ei saa alati garanteerida, et need inimesed, kes seal neid asju kirjutavad, et nendel on kõige paremad ideed ja kõige paremad mõtted alati. Vahest mõni võib olla kibe ja mõni võib olla pahane, mõni võib olla seda ja teist kolmandat ütlemas ja sul ei ole võib-olla selle vaja kõike nii palju. Ja sellepärast on tark, nagu öeldakse, sellele panna kas mingisugused piirid või raamid. Ja ma tean, kui sa mäletad, sa oled mingi aja meie koguduses olnud, siis me kunagi tegime isegi sükest asja nagu
sotsiaalmeedia paastu. See ei oleks üldse paha, kui Jumal annab sulle südamesse selle, mis see tähendab seda, et sa sõna otseses mõttes ei lähe sinna mingisuguse aja. Siis ma ei tea, sa ei jää millestki ilma. Meil on millalgi ükskord tegime televiisori lahti, mõtlesime, et hakkame mingit saadet asja kuskilt tagant välja. Ei mäleta, kuidas see puldi peale, kus need nupud oli, kus see järelvaatamine kõik käis. Ära unustanud juba. See ei tähenda seda, et me nagu üldse, me vaatame televiisorit, me vaatame jutlusi sealt, me vaatame YouTube'ist jutlusi põhiliselt sealt iga päev tegelikult praktiliselt. Aga me ei kasuta seda nagu seda funktsiooni, et me isegi mõelnud, et kas peaks äkki selle paketi üldse kinni panema. Aga me praegu ei ole seda teinud. Vahete vahel mõni üksik asi, see ei tähenda seda, et sa oled hirsalt pattunud. See on meie isiklik valik olnud. Keegi ei pea seda järgi koppima tingimata. See on sinu isiklik otsus, mis sina teed selle koha pealt. Aga vaete vahel meil peame nagu kontrollima seda, mis meie mõtlemisse jookseb kogu päeva jooksul selles suures nii-öelda laviinis. Või teine teema, kui ma selle tõin siin korra välja, on ka uudised. Ja nendel on väga suur võimekus inimeste mõtteid täita. Miks pärast Jeesus ütleb, et te kuulete sõdadest ja kuulete neid jutte sõdadest ja asjadest ja mis iganes. Ja siis ta ütleb sellega seoses, ärge ehmuge või mitmed tõlkid ütlevad, et ärge laske oma südamel nii-öelda olla hirmul ja kartuses selle pärast. Miks ta seda ütleb? Sest et me saame neid asju kuulma. Aga kui sa nendega ennast nagu väga pidevalt toidad, see oli tegelikult koroona ajal ka väga levinud, toome sinna sellesse perioodi tagasi lähme. Väga levinud asi, kus inimestel meeldis lausa eriti alguses neid uudiseid nagu öeldakse mitmeid kordi päevas vaadata, kus mida loeti jälle neid numbreid. Ja nagu tegelikult kogu see asi oli tegelikult, ma ei hakka sinna minema seda detailidesse, aga see kogu see asi oli tegelikult üle võimendatud ja osalt see oli teadlikult isegi planeeritud mõnes mõttes, et inimesi viia hirmu alla ja kui sa viid inimesi hirmu alla, siis sa saad neid panema ka teatud otsuseid ja asju tegema. Ja et selles mõttes vahest see asi on, ja see oli mingil hetkel kogu selle koroonaperioodi sees, me saime sellele asjale pihta ja panime selle lihtsalt enda jaoks kinni ja lõpetasime lihtsalt selle vaatamise just selles samas perioodis. Miks pärast me saime aru, et teatud hirmufooni ehitatakse inimestesse kogu aeg. Ja see ei ole midagi sellist, see ei anna sulle usku, et püsida tervena, see ei anna sulle õigeid tarkust valikute puhul, mis sa pead tegema ühtepidi või teistpidi. Et see on selles mõttes, see on väga oluline, et me peame vahest kontrollima seda, mis läheb meie mõtlemisse. Ja me peame aru saama, see läheb kuulmise kaudu, see läheb ka lugemise kaudu, see läheb ka nii-öelda vaatamise kaudu ja tänasel päeval, ütleme, kogu see asi on hoopis teistsugusesse pilti kaldunud, ütleme, mingid ajad tagasi, ütleme, kunagi oli raadio, oli väga selline domineeriv asi, mida kuulati. Tänasel päeval see ei ole enam nii palju. Nüüd on muutunud hoopis, mingil perioodil oli, kus televisioon oli, ütleme, kõige palju oli probleem sellega, et inimesed istuvad tundide viisi teleka ees ja nüüd see on hakanud väga palju muutuma, see on väga teistsuguseks läinud, nad ei istu enam tundide viisi teleka ees, nad istuvad sageli tundide viisi hoopis tüüpiliselt siis mobiilkäes või mingisugune tahvel arvuti käes ja vaatavad, nii-öelda see materjal on hoopis teistsuguseks muutunud. Ja see on muutnud ka inimesed sageli sükses, et nad on võimelised väga lühidalt asju, nagu öeldakse, haakima. Miks on mõndes kogudustes juhtunud see, et ütleme, koguduse õpetusajad on läinud 20-minutiliseks? Sellepärast, et väga suur protsent inimesi ei ole võimelised rohkemat vastu võtma, kui me räägime just sellisest mõttega kaasas olevast õpetusest. Nad on võimelised vastu võtma pikalt meelelahutust kinos või kus iganes või teatris või ütleme kas või isegi mingit filmi vaadates kuskilt internetist või mingist muust süsteemist, siis seda nad on võimelised vastu võtma. Aga kui on vaja nagu öeldakse mõttega kaasas olla ja asjasse süveneda, siis see võimekus on nii lühikeseks hakanud minema. Ja see, et nagu isegi kui me teeme siin neid Usu TV saated, siis me oleme ka sageli teinud nad pooletunnisteks, sest me teame, et sageli inimesed ei ole millegipärast valmis vaatama tunniajalist järjest saadet. Aga kui oleks meelelahutus, kui sa vaatad, meil on televisioonis terve hulk erinevaid meelelahutuslikke saateid, mis kestavad, nii-öelda seal küll on väga palju muutumist ja vaheldust seal sees, mis kestavad järjest mitu tundi isegi peaaegu. Mingisugused sellised nii-öelda vestlussaated ja asjad, kus seal on keegi on külas ja saad aru, uus külaline, uus jutt jälle ja saad aru, selline pidev vaheldumine ja fun ja vahepeal muusikat ja asju tehakse ja sellised asjad kestavad sageli päris pikalt. Ja nüüd me koguduses me ei hakka seda tegema niimoodi, ilmselgelt. Et teeme ka nii-öelda uus külaline ja laulame vahepeal ühe laulu või külalis laulab ja mis iganes. Ja kõige kurvem on see, et ma olen näinud isegi koguduse, kes teevad niimoodi. Täiesti eksisteerib siuksed, kes on teinud, nagu öeldakse, koguduse koosolekust nagu ühe show etenduse,
kus nagu öeldakse, istuvad 2 tükki ilusti siis kuskil mingisuguse paari puki taga, mis iganes las olla seal. Aga ja erinevad asjad, nüüd ma ei ütle seda, et sellist kantslit ei kasuta, kui kellelegi meeldib sellest olla. See ei ole katastroof, aga inimesed tõesti on tehtud koguduse koosolekust show ja meelelahutuslik asi, sest et inimesed on sellega nii ära harrinud. Aga me peame olema võimelised ennast kontsentreerima Jumala sõnale ja aru saama, et see on hea ja see on väärtuslik, see on oluline. See, et kui on vaja seda rääkida tund aega, kui on vaja seda isegi 1,5 tundi, ma tean, meil on olnud isegi, mäletan, ükskord ma avastasin ka, kui ma jutluse lõpetasin ja Jonatanist ütles ka mulle pärast, seekord oli 2 tundi. Ja oligi tõesti, 2 tundi oli pikk õpetus. Nüüd see nõuab pingutust ja me oleme seda treeninud siin tegelikult. Ma tean, me ei ole kogu aeg ja me ei ole seda enamasti planeeritud. Ma ei tee 2 tundi planeeritult. Vahet vahel, nagu öeldakse, juhtub. Mitte päris juhtub, aga ma usun, et see on põhjusega ja me peame võimelised ammutama Jumala käest ja kui me vaatame, aposttegudes olid ka, meil on näited sellest, et koosolekud olid pikad. Nii pikad, et üks jäi magama ja kukkus aknast alla. Või kui siis vaatad Ananias ja Safira loo keskel, me näeme seda, et nagu öeldakse, üks tuleb sisse, kukub surnult maha ja 3 tunni pärast tuleb teine ja koosolek oli sinnamaani kestnud ja kukub seega surnult maha ja maetakse ka maha ja koosolek läheb edasi. Ja et me näeme seda, et see tegelikult oli järelikult ka väga pikk koosolek. Ma ise olen kunagi olnud ekstra pikkadel koosolekul pastor Ronnie Howard Browni koguduses ja seal oli 5 tundi oli koosolek pikk. Nii et see on ka süke omaette asi, aga see nõuab vahet vahel meil pingutust, et olla kaasas selle asjaga. Ja me peame muidugi teadma, et kus see õige mõõt on, muidugi me ei pea iga hinna eest otsima. Aga vaatame ja lähme nüüd 1. Moosese 6.5. Ma räägin sellest, et mõtted vormivad meid. Nad on võimelised meid kujundama. Ja 1. Moosese 6.5 ütleb niimoodi, nüüd see jääb ajaliselt just ennem seda, kui tuli see veeuputus ja kui Noa sai selle laeva valmis ehitas. Ja me näeme, siin on üks huvitav kirjeldus, mida Jumal ütleb või mida Jumala kohta on nagu öeldud. 1. Moosese 6.5. Kui Jehova nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur. Nüüd paned tähele, mis oli, kurjus oli suur, aga miks pärast? Ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad. Siis Jehova kahetses, et ta inimesi oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Nüüd see on väga huvitavas sõnastuses kirjutatud, aga me näeme seda, et tegelikult et tema ütleb just, et kurjus maa peal oli suur. Millest ta räägib? See tähendab, et inimeste elustiil, käitumine ja asjad olid väga kurjad. Eks need olid Jumala standarditele vastuolus ja nad elasid nii-öelda valesti. Ja kui me vaatame isegi tagasi tegelikult nüüd Soodom ja Gomorra jääb, kus ma praegu läbi mõelnud seda, pärast, eks ju, seda uputuse perioodi hiljem ja me näeme tegelikult, et kui ta kirjeldab seda Soodomat ja Gomorrat või teda, see oli siis Soodoma linna, siis see, mis seal toimus, see roppus ja see elustiil ja see rüvetus, mis seal oli juba, see oli väga nii-öelda kõrgele arenenud halvas mõttes, ei olnud saa kõrgele, oli madalane arenenud tegelikult. Aga me näeme seda, et see kõik oli ja näeme, et siin oli ka midagi sarnast, ta ei kirjelda seda detailselt lahti, mis see oli. Ja ta ütleb, et kurjus oli maa peal suur. Järelikult seal pidi olema midagi väga sarnast või kes teab, mis seal oli. Aga nüüd see põhjus, mis on see põhjus? Ta ütleb, et kõik ta südame mõtlemised olid iga päev üksnes kurjad. Nüüd siis me saame aru sellest kirjeldusest Noa ja arvates siis ka tema perekond, kes tema kaasa oli arvatud, nende mõtlemised olid korras nii-öelda Jumala asjade suhtes. Ja kogu ülejäänud ühiskond, ütleme inimesed, kes olid maa peal, need olid kõigil jumalatud ja väga valed mõtted. Ja sellepärast nad elasid ka sellisel viisil. Me näeme, kuidas siin on üks seos, inimeste mõtlemine ja see, kuidas nad elavad. Ja see, kui me lähme natuke teistesse teemadesse, see ei paha. Kui sa mõtled tagasi, kui sa oled, ütleme, ikkagi olnud juba kauem nii-öelda siin maa peal elanud ja tead otsaga ikkagi seda nimetatud nõukogude aega, mitte et ma üritan nagu kiita seda aega, mida taolist. Seal olid ilmselt väga tõsised probleemid. Aga kui me vaatame seda, kui Eesti sai vabaks ja kuidas siis olid teatud hoiakud ja suhtumised ja standardid inimestel, mis puudutab, ütleme, kui räägime abielust ja mis puudutab isegi Jumala asju ja ütleme üldse ka koguduse või kiriku hindamist ja ütleme sellised erinevad asju. Mitmed sellised standardid olid väga kõrges kohas tegelikult. See, et isegi meie presidendid käisid, nagu öeldakse, hea meelega
nii-öelda Jumala teenistusel ja pidasid seda väga oluliseks ja tähtsaks ja vajalikuks, kuni meil oli ühes situatsioonis üks president, kes lausa peaaegu keeldus sellest ja me näeme, kuidas asjad nagu see mandus. See on väike asi, me ei räägi ainult ühest presidendist, aga lihtsalt me näeme, kuidas teatud erinevad elemendid, ka juhid on muutunud, nende suhtumised on muutunud. Kes oleks rääkinud meil näiteks Eesti Vabariigi alguses, kui Eesti Vabariik sai loodud, keegi oleks hakanud rääkima üksteist eest, et kuule, paneme nii-öelda homoabielu, et kuule, teeme selle võimalikuks. Kõik oleks öelnud, kuulge, lõpetage ära, mis absurd see, siuke nagu imelikuks olete muutunud ja keegi ei oleks seda. Aga kuidas me oleme täna sellesse kohta jõudnud, on toimunud üks paha sõna küll, ajuloputus, mille kaudu meedia, kõigi asjade kaudu, see, et nagu öeldakse, kõigi selle meedia, kõigi nende asjade kaudu pannakse sulle kogu aeg teatud asju nina alla. Okei, ma toon sellise väga päeva teema kohase asja. Eurovisioon. Miks seal on kogu aeg seal teatud tüüpi inimeste protsent nii kõrge? Ma räägin siis elamuses, siis kas lesbi ja gei on seal tegelikult. Kui sa vaatad neid lava peal ja mis nad välja näevad ja siis kui öeldakse, me ei tea täpselt ja seal on pidevalt neid kogu aeg läbi jooksnud. Ja iga kord on üks või kaks või kes teab, mis iganes asi ta siis parasjagu on siis mees või naine või kes ta on. Ja sa võid näha, kuidas mehed on ära meigitud ja on tehtud igast trikke ja asju ja kannavad naiselikke riideid ja naiselikke kõrvarõngaid ja asju ja mis iganes ja samas sa saad aru, midagi on seal paigast ära. Ja mis toimub? Ja inimesed vaatavad seda ja naudivad seda ja peavad seda põnevaks ja toredaks, aga samas tegelikult mida neile söödetakse sisse seda mõttelaadi. Seda, et pidada seda nagu normaalseks ja pidada seda asjaks, et me peame, see ei tähenda, et me peaks neid inimesi vihkama. Me peame neid armastama ja Jumalal on nende jaoks lahendused pakkuda ja tahab neid tõmmata sellest elustiilist välja. Ja see on võimalik muutuda, mismoodi mõtlemine tuleb muuta. Aga nüüd see sama ongi toimunud, et toimub ühiskonnas just sükene nende asjade ette panemine. See, et nagu oleks see, kui me oleksime Eesti Vabariigi alguses rääkinud, keegi oleks näidanud kahte suudlevat meest oma vahel. Tänasel päeval võib-olla võib sükest asju juba näha meie kuskil televisioonid. Ma ei ole vaadanud ükselt asju, ma ei vaata neid, aga see, nagu oleks see, tol hetkel oleks kõik jälestusega seda öelnud selle kohta. Tänasel päeval on juba inimesi ütlevad, nad on kahjuks, nad inimesed tahavad ka oma elu elada ja nüüd see ei tähenda seda, et me peame neid vihkama ja see ei ole see. Meil peab olema üks õige hoiak selle asja suhtes, aga sellegi poolest me ei saa nagu teatud standardid omaks võtta. Või kus tänasel päeval on kogudused, kes on, ma võin tegelikult kasutada nimesid, minu mõnest see on väga õige ja julge minu mõnest. Eesti metodisti kirik astus ülemaailmsest metodisti liidust välja, sellepärast, et nad võtsid omaks nii-öelda homoabielu registreerimise ja nii-öelda pidasid seda õigeks. Ja nad lõikasid kõik suhted läbi ja lõpetasid suhted ära. Need on tänasel päeval iseseisvad, ma ei oska öeldagi, kellega nad seotud täpselt on, aga ja see oli minu arust väga julge ja õige otsus, mis nad omal ajal tegid. Sellest natuke juba möödus. Ja kogudustel peab olema selliste asjade koha pealt, nagu öeldakse, julgust, mitte mängida ühest mängu kaasa ja kus asjad muutuvad liberaalseks ja imelikuks. Nüüd see ei tähenda mingit vihkamist, see ei tähenda mingit, vahest inimesed ütlevad, tööte viha õhutajad ja midagi taolist ja inimesed vahest tahavad, nagu öeldakse, inimeste suid kinni panna sel teemal. Aga me peame aru saama, et Jumal on armuline ja me näeme, kuidas siin ka need mõtted olid muutunud niivõrd imelikuks ja sellepärast Jumal, me näeme tegelikult, tuli ka see uputus ja Jumal hävitas kõik need inimesed maa pealt tol hetkel. Nüüd see ei pea, nagu öeldakse, korduma ja me näeme, et sellisel kujul ta ilmselt ei kordugi, aga mis see toimub jällegi mõtlemisest asjad hakkavad peale. Mõtlemisest hakkavad asjad peale. Et me peame seda jälgima, mida meil ette söödetakse, mida me mõtleme, mis keeleb meie mõtetes. Ja kristlasena me oleme tegelikult väga kontrastses kohas või sellises väga teistsuguses kohas kui see maailm. Sest meie ümber on väga palju igasuguseid omapäraseid või veidraid mõtteid, millele me ei saa lihtsalt alla kirjutada. Vaata korra 2. Korintlastele 4.3. Ütleb niimoodi. Ütleb, kui nüüd ka meie evangeelium on kinni kaetud, 2. Korintlastele 4.3, siis see on kinni kaetud nende eest, kes hukka lähevad. Nüüd pane tähele, kelle uskmatud meeled räägivad siis just mõtlemisest. Selle maailma Jumal on teinud sõgedaks, sõna sõge tähendab siis pimedaks nagu. Et neile ei paistaks Kristuse au evangeelmi valgus, kes on Jumala kuju. Loen uuesti, vaatame seda algusest peale. Ta ütleb, et
et see evangeelium on kinni kaetud nende eest, kes hukka lähevad ja nende uskmatud meeled selle maailma jumal. Ta nimetab kedagi selle maailma jumalaks, aga sa märkad, see on väikse tähega ja see on õieti. Ja ta räägib kuradist. Ja mida ta on teinud nende inimestega? Ta on teinud nende inimeste mõtlemise nii-öelda nagu pimedaks, et nad ongi teatud ideid ja asju söödetakse inimestele juba ka väiksest peale ette. Et nad teatud kombel mõtleksid, et nad peaksid seda nagu oleks mitte õigeks, et nagu oleks see jumalat võiks olemas olla või ütleme, mis iganes, erinevatesse hakkab isegi haridussüsteemist peale, kuidas lastele pannakse teatud asju sisse. Nüüd see ei tähenda seda, et lapsed ei või käia koolis. Meie poisid on mõlemad tavalises nii-öelda koolis käinud, aga me oleme pidanud nagu oleks panema paika selle, et on mõningad printsiibid ja asjad, mida meie ise õpetame neile, mis on õiged ja mida me ei saa sealt koolisüsteemist omaks võtta. Sest et sellel sageli on mõningad sellised teemasid ja asju, millele sa lihtsalt ei saa alla kirjutada. Ja vahest lapsevanemad peavad nendes asjades olema ikkagi väga konkreetsed ja julged. Ma lihtsalt toon ühe vanema näite, see jookseb küll sellesse aega, kui Joonatan käis lasteaias. Mõtlen, oli see lasteaed? Jah, oli see lasteaia perioodist, kus me alguses teema tekkis vist. Ja otsaga tegelikult oli juba koolis ka hiljem. Aga selle alguses lasteaias, siis need oli see niinimetatud volbriöö tuli. Ja siis nad tegid neid mingisuguseid nõiapäevasid. Ja me põhimõtteliselt nagu oleks see last sellel päeval üldse ei saatnudki lasteaeda. Ta jäi lihtsalt koju sel päeval. Ja me ei hakanud sellest skandaali tekitama, aga siis tekkis probleem, et mingisugune muusikatund või asi oli neil ja siis oli see mingisugune nõialaul seal käis või mingisugune mis iganes. Ja Joonatan põhimõtteliselt ei laulnud kaasa. Ja lauluõpetaja oli pahane tema peale ja nagu kuidagi korrigeeris seda ja nii-öelda pani teda paika. Ja siis see jõudis meieni ja me läksime lausa koolidirektori jutule. Ütlesime, et meil on teatud printsiibid ja ta ei peagi laulma selliseid laule kaasa. Ja meie ei ole sellega nõus isegi, et ta laulab selliseid laule kaasa. Ja siis nad nagu avastasid, nagu nad olid šokis, et nagu me nii konkreetseks selle asjaga muutusime. Vahest me peame asjad paika panema. Ja me ütlesime väga selgelt ka, et me ei osale nendel sündmustel, kui te teete neid asju. Sest et, ja me tõime ühe väga karmid võrdpildid. Ma mäletan, kui mina pidin ennast tagasi hoidma, ma olen vahest sellistes situatsioonis väga konkreetne. Koolidirektoriga rääkides, ma tõin ka selle välja, et te ei tee ju selliseid toredaid mängu nii-öelda päevi, et nagu mängime täna prostituute või taolist. Et see on ju olnud mäng, see ei ole ju päriselt, te ei tee ju selliseid asju. Aga samamoodi seesama nõidade mängimine ei ole minu jaoks, see ei ole nali. See on teatud vaimne asi, need inimesed mängivad vaimsete asjadega ja me ei saa mängida mingisugused nõidasid seal ja teha seda ja teist ja kolmandat asja. Ja me olime üsna konkreetsed selle asjaga ja pärast seda nagu oleks iga väiksema asja peale isegi küsiti, mingisugune etendus oli, kus Joonatan pidi vist röövlit mängima. Ja see oli selline isegi positiivne röövel oli seal selles mõttes, mis on see Kaspar, Jesper ja Joonatan, oled vist kuulnud neid mingist 3 toredast, nad olid positiivsed tegelased tegelikult seal vist isegi. Et kas ta võib seal röövlit mängida? Siis me ütlesime, et võib küll, et see ei ole väga hirmus. Aga et see just seesama, et vahel me peame olema konkreetsemad ja mitte nagu alla kirjutama teatud asjadele, et sellega me ei nõustu, me ei kirjuta alla. Ja need asjad, mis meie ümber toimub lasteaedades ja koolides, vahest üritakse lastesse panna väga veidraid asju. Ja vahest me peame olema sõnakad, vahest me peame leidma muidugi selle tasakaalu, sa ei pea kõigiga kaklema alati. Aga me selles situatsioonis tundsime, et nagu me peame midagi teada andmast, et Joonatale taheti paika panna. Ma ei tea, kas hindeid vist seal küll ei pandud, aga ta sai väga otsese korrigeeringu osaliseks, aga ta oli omal valikul. Meie isegi talle ei ütelnud, et sa ei pea seda laulma kaasa. Aga ta sai aru, et seda ma ei laula lihtsalt kaasa kogu lugu. Sükest laulu mulle ei sobise. Ja see on õige, ma arvan, et ei peakski laulma sükest laulu kaasa. Mis iganes, ta võib olla isegi mis iganes väga tuntudki mingi nõialauluka. Vist oligi äkki see mingisugust tuntumaid. Aga lähme tagasi nüüd. Lähme korra, me räägime sellest, et Jumala sõna võib meid vormida. Ja lähme Jesaja 18.2. Ma seda kasutasin siin ühe korra ka, aga see on üks hea kirjakoht. Jesaja 18.2. Jeremia 18.2. Ütlesin valesti või? Jeremia on ikka. Jeremia 18.2, mitte Jesaja. Ja siin öeldakse talle niimoodi, et
tõuse ja mine alla Potissepa kotta ja ma annan seal sulle kuulda oma sõnu. Nüüd Potissepp ei ole mitte Potsepp, eks sa tead, see on siis see, kes anumaid savist teeb. Siis ma läksin alla Potissepa kotta ja vaata, ta tegi tööd potikedra juures. Ja kui astja, mida ta savist tegi Potissepa käes rikki läks, ehk siis läks midagi katki seal nii-öelda, siis ta tegi sellest jälle teise astja, nagu Potissepa silmis õigem näis olevat teha. Siis tuli mulle Jehova sõna ja ta ütles, kas mina ei või teiega teha nõnda, nagu see Potissepp? Oh, Iisraeli sugu, ütleb Jehova, vaate otsa, kus savi Potissepa käes, nõnda olete teie minu käes Iisraeli sugu. Nüüd, sama aru, siin on üks võrdpilt, kui sa võtad selle, paned selle nagu piltlikult selle savi känaka sinna Potissepa selle, mis oli siis selle kedra vist peale, nagu Soome asjandus, põhimõtteliselt keerleb ringi ratast, eks ju. Ja siis ta hakkab seal kätega seda vormima ja tema käes on savi ja nüüd ta annab sellele vormi. Nüüd, mismoodi Jumal meid vormib? Nende samade mõtetega, mis tema oma sõnast meile annab. Ja sellisel kombel ta kujundab meid selliseks, nagu ta tahab, nagu Piibel ütleb uues lepingus, et me oleksime Kristuse sarnased. Ja meie sarnasus ei ole mitte väline. Vahest mõned inimesed mõtlevad, ma tahan ka Jeesuse moodi olla, et panen sandaalid jalga ja kasvatan pikad juuksed. Ja nüüd kogu see pika juukse teema on üldse sükke asi. Olgu sellega, kuidas on, ma ei tea, kuidas see traditsionaalselt oli see pikk juuks või ei olnud pikk juuks, aga Piibel ei kirjelda seda meile. Me peame jääma Piibli juurde, mitte minema traditsiooni juurde. Võimalik, et olid, ma ei tea, aga just seesama, et nagu öeldakse, Piibel ei kirjelda tema välimust. Meil on üsna vähe tema välimusest teada, meil on mõningaid detaile tema riietusest natukene teada, kui selle koha peal, kui need sõdurid seda jagasid, kui nad ta risti löödi, aga muidu me ei tea tema välimusest eriti. Nüüd seesama mõtted kujundavad meid Kristuses sarnaseks. Mis see tähendab? See tähendab seda, et samamoodi nagu tema armastas, ka meie armastame. Samamoodi nagu tema andestas, meie andestame. Samamoodi nagu tema uskus, meie usume. Et samad mõtted, mis tema sõnast tulevad, meid annavad meile kuju. Selles mõttes just, mismoodi me elame, mismoodi me käitume ja meie sarnasus on selles samas meie elustiilis näha. Ja see hakkab nendest mõtetest peale. Ja see ongi see, kuidas Jumal meid vormib. Paneb meile õiged mõtted ja nüüd ta kujundab meid selliseks õigeks. Ja vahest mõned inimesed mõtlevad ka, et nagu kas mina olen Jumala käes nagu savi ja nende mõtete kaudu sa oled tegelikult. Ja sellepärast ta annab, sellepärast sulle seda sõna on vaja lugeda, sellepärast sulle seda uurida on vaja, sellepärast sellesse süveneda on vaja, et see võiks sind vormida. Ja see sama, kui me räägime nüüd uuesti tervenemisest jällegi, siis et see võiks sind ka terveks teha. See sama, et sa võtad need õiged mõtted. See oluline element on ka üks asi, me oleme rääkinud vahest Jumala sõna tunnistamisest, me oleme rääkinud Jumala sõnaga lugemisest, aga just seesama on ka Jumala sõna üle mõtisklemine. See, et sa võtad selle Jumala sõna, need tervenemise kirjakohad ja hakkad neid mõtisklema ja lased sellel vormida enese seda, et tõepoolest võttis ta enese peale minu haigused. Ja sa mõtisled sellega ja see vormib sinusse selle, et sina ei ole mitte see, kes üritab kuidagi terveks saada, vaid see tervenemine on sinu oma. Ja sa hakkad nägema ennast tervena, sa hakkad nägema ennast vabana, sa hakkad nägema ennast selle kõigega koos ja mitte koos selle haigusega ja selle probleemiga. Ja vahest inimesed ongi see, kristlastele see probleem, et nad näevad ennast kogu aeg sellena, kes on kogu aeg haige ja kes üritab kuidagi Jumala käest seda tervenemist saada, aga tegelikult sa pead nägema ennast tervena Jeesus Kristuses, kes on juba saanud selle. Ja see ei ole mitte ettekujutus, vaid sa lased Jumala sõnal ennast vormida selliseks ja mõista, et see tervenemine sul on kingitud. Ja need samad mõtted hakkavadki just sellest samast peale. Amen. Amen.